eks materiaalses maailmas on palju variante või üldse elus, kuidas efekti anda, et see on normaalne inimlik, et no isegi selle Prabhupada minu õpetaja ütles, et kui inimene saab sinuga kokku, siis esmamulje on ta ei tea sind, eks ju, aga see välimus, ta vaatab, et kas sa oled hügieeniliselt ja kuidas, et kas sa oled korralikult puhaste riietega ja naeratava näoga ja alguses see on esimene siis selline tšekk suhtlemisel, eks ju, et see on normaalne. Samamoodi ka religioonide, õpetuste, koolkondadega, et loomulikult peab olema pakend, peab ilus olema, et näiteks suur kirik, eks ju, sa lähed suur kirik, mul tuleb meelde see Il Duomo Milanos, et nii suurt kirikut näidad, sinna kirikusse tuled, sa saad aru, et oled väike kärpes ja siis midagi suurt ja ilusat ja võimast, et see on absoluut, eks ju, et jumalat võib ka mitte võid, või see on normaalne, et selline aukartust äratav tunne, kui suur ja võimas on Jumal, eks ju. See on ka üks, nagu raasas öeldakse, eks ju. Taasja raasa või. Et teener, isand, et isand on kuskil või kuningas ja teener, eks ju. Et see on ka normaalne, et maitsed on erinevad, eks ju. Keegi tunneb võib-olla samal ajal, et Jumal on selline lähedane sõber ja või nagu lapse vanem, kes hoolib või sinust või ükskõik kuidas, eks ju. Neid rassasi on palju, aga selle jutu point on selles, et kas see on suur kirik või on siis vaimne õpetaja, vaatad, et tal on mingi 1 miljon järgi ja ta särab kuidagi sellise egregoriga, šaktiga vend, eks ju. Kõik on super ja see toimib ka. Aga kui sa need kihid kõik ära võtad, näiteks, teeme sellist mängu, filosoofilist mängu, siis lõpuks maksab see hoopis. Sest teised asjad on korraks väga head, aga nad võivad kesta, võida mitte kesta, see suur kirik ka, ta ju mingi aeg, ajahammas ta hävitab, eks ju. On ikkagi emotsioon. Inimest huvitab hea, kõrge, armastusväärne suhtlus. Mis iganes filosoofia, jumala vorm, ise välja mõeldud, või ise keegi mõtles välja, et ma olengi Jumal, eks ju, kuigi me oleme tema lahutamatud osaks, aga nagu veetilk ookeanist, et aga mõni hakkab ookeanit mängima, veetilk, eks ju, H2O. Et lõpuks ikkagi argipäevas, eks ju, nagu laulud on, et ma jõuan koju tagasi ja et lähen koju, et kodus võetakse mind sellise, nagu ma olen, armastatakse tingimusteta ja kui seda emotsiooni suhtluses ei ole või see on kunstlik, siis kõik vajub ära. Lõpuks maksab ikkagi see, et kellega sa iganes suhtled, kuhu sa iganes lähed, et sind märgataks ja suhtutakse sinusse armastusväärselt, sõbralikult, eks ju, kaastundlikult, abivalmilt, kui sul on mingid jamad, eks ju. Ja sa tead, et nad ei lähe su tagant ära, eks ju. Kes iganes on see vaimne õpetaja, pühendunud, üldse inimesed, vanemad, lapsevanemad, ema, isa. See on see põhiline emotsioonivool, mis võidab, mis iganes need kihid on, lõpuks võidab kõik ära. Ja hing ihaldab ainult seda head armastusväärset suhtlust. Et kui see on või isegi niimoodi paljud sellised, kuidas öelda, entusiastlikud, mitte veel küpsed viljad mängivad seda ja oskavad inimestele anda, aga tegelikult seal ei ole seda, see mingi hetk vajub ära, eks ju. Ja loomulikult, kui sa lähed näiteks ütleme kuskile seltskonda, kus on kõik armastusväärsed ja tublid ja toredad ja võtavad sind vastu nagu venda või õde, et siis sa tunned, et ma tahan ka olla, mind huvita, mis religioon, mis sekt, mis koolkond, mis partei, mis viskiklubi, veiniklubi ja ma tahan lihtsalt head seltskonda, sellist armastusväärset suhtlust. Aga kui see on selline artificial või selline pealiskaudne, ja tulevad mingid jamad välja ja siis visatakse sind väljaheide välja, siis sa oled pettunud, eks ju, aga seal on teine huvitav aspekt ka filosoofiline, et ükskõik kuhu sa lähed, aga kodus ka, kui sul on, eks ju, armastusväärne kodu, ega see ei tähenda, et kodus midagi tee. Et sa oled nii armastusväärne, et sa teed, mis sa tahad. Ei ole, et sa lähed koju kodus ka, on vaja koristada, aidata, eks ju, mis iganes seal kellelgi maja või ema, isa või kuidagi. Et see kodu hoida, et see on ka armastuse üks akte. Et kui sind võetakse kuskilt siiralt vastu, siis mingi hetk sa pead mängu hakkama kaasa mängima, et olla armastatud ja armastada, mitte ainult, et ma loodan, et ma leian sellise koha,
kus kõik mind kätel kannavad ja armastavad ja ükskõik missugune ma olen, ükskõik mis ma teen, ei noh, me peame ka ikkagi omalt poolt ka noh, prügiämbri välja viima, ütleme niimoodi, kui on vaja.